Hei, tere tulemast Vanapagu põrgu kööki. Ilmad olid vahepeal soojemad, aga ei taha see kevadel ikka õieti tulla. Kui kevadel 25 kraadi on, see on okei. Minu jaoks on muidugi palju, mul hakkavad mahlad kohe niimoodi leemetama. Aga tahtsin teile eelmine nädal ühte salatit pakkuda lihavõtte liha kõrvale. Aga redise puudusel jäi see asi kätki. Nüüd on mul redis täitsa olemas, mitte küll naabrimehe kasvuhoonest, sest naabrimees istub seal kasvuhoone ukse juures. Tal on, ma ei tea, mingid imelikud taimed rohelised tal seal on, aga kui ma temaga lähen juttu rääkima, siis ta ainult mühatab ja silmad kuidagi niimoodi kõõrdis on tal. Niisuguse näoga vahib mul otsa. Mul on selline tunne, et ta midagi kahtlast seal kasvatab. Tänavast tal seal redist ei ole. Seal on mingi muu huvitav aine. Okei, vaata nüüd ma tahan sulle siis seda redist näidata. Kuidas see redise salat tuleb, mis saab valmis. Ühesõnaga, salati teed valmis, hakkad grillima, nii et kui sul liha valmis saab, siis on ka see salat valmis. Ja muud ei ole midagi. Siin on vaja sul mitte vein, see on siidri õunaäädikas. Õli, sool, värske till, küüslauk, suhkurt natukene. Mul sai vahtra siirup otsa kahjuks. Punast paprikat, musta jahvatatud pipart ja ainult 1 teelusikatäis Worcesteri kastet. Ja vaata, nüüd hakkame selle asjaga niimoodi tegelema. Et ma panen need redised, siis on sul vaja veel ühte kilekotti ka, et sul köök puhtaks saab. Mitte puhtaks ei saa, et puhtaks jääb. Need redised ma panen siia kilekotti. Okidoki. Nii, redised on kilekotis, selle otsa paneme kinni siit. Nii. Siis on sul vaja seda köögiapteegist seda valuvaigistit ja seekord ei löö seda väga kõvasti, seda redist. Vaata, sul on see löögitunnetus juba käpas kindlasti, et selle hooga või selle jõuga, kui sa näiteks vanamehele valuvaigistad, siis sul on vaja ainult poolt seda jõudu. Ja seda lööme ainult niimoodi, et see redis oleks nagu pragunenud, et sa ei löö teda pudruks. Käib niimoodi ettevaatlikult, vaata. Nii. Üks läks isegi liiga katki. Ma näitan sulle kohe, milline ta peab välja nägema. Nii. See redis, mis sul konteinerisse läheb, ta on selline mõranenud, näed. Et sa lööd ta küll nagu katki, aga sa ei löö teda päris katki. Et ta on nagu pool katki ja tähendab ja pool terve. Siis on sul vaja selline konteiner, mul on selline konteiner. Siis ma panen need siia konteinerisse. Niimoodi, see ilusti põhi saab täis. Paned tähele, jah? Ja kui ma olen põhjaladu ja ka kõva. Nii, see on nüüd tehtud. Siis on küüslauk, siia läheb 1 küün küüslauku. Seda ei ole vaja riividagi, et ta ei pea nii pehme olema. Selle ma hakkin lihtsalt natuke väiksemaks. Okei. See sai ka siia. Nuga rohkem vaja pole. Nüüd on siis tuleb see segamine. Selle marinaad. Siia on nüüd esiteks on vaja panna soola. Ma panen pisikese kuhjaga, mul on hästi pisikene teelusikas, soola teelusikas. Siis läheb kuhjaga
teelusikatäis suhkrut. Jääb meelde. Siis ma panen suitsupaprika. Suitsupaprikat panen ilma kuhjata teelusikatäie. Okei. Must jahvatatud pikar. Black pepper. Black pepper läheb samamoodi ilma kuhjata teelusikatäis. Siis on Worcester kaste. Worcester kastelt läheb ilma kuhjata teelusikatäis. Ega ta hästi kuhjas ei taha püsida ka. Nii, need on nüüd ära pandud. Vaata, see on nüüd siin. Ja siis sul läheb vaja kuskil 50-40 milliliitrit. Seda õunaäädikat. $40. Siis segad selle värgi siin niimoodi. Et on segatud. Nii. Ja siis on sul vaja oliiviõli. See on teada, et seal ei ole sellist mingit kõrvalmätsit. Äärmisel juhul võid mingit muud õli kasutada. Välja arvatud õmblusmasinaõli. Ja seda läheb kah 50. Kuskil silma järgi. Asi on selleks, et ega nad ei pea siin sees ujuma. Tänu soolale see redis hakkab ka oma mahla välja andma. Ja sul on vaja sellist kaanega konteinerit. Nagu see on. Mul on kaan ka, siin. Kõik olemas. Ja siis, kui sa nüüd selle kokku paned, segad need redised selle nõnda nimetatud marinaadiga. All right. Kena näeb välja. Siis paned kaane peale. Ja ütleme nii 10 minuti tagant või käid ja siis loksutad jälle segamini. Vaata, aiapidajatel tuleb nüüd väga kiire aeg. Selles suhtes, et külvata, muud möllud kõik sinna juurde, kartulit panna. Minule kartulit panna ei meeldinud, juba kooli ajal ei meeldinud. Mulle meeldis kartulit võtta. Seda ka niimoodi, köögis potist. Ja selle aiapidamise looga on selline lugu, et metsas saavad 2 karu kokku. Ja üks karu ütleb siis, eks noorem karu, noor ja vana karu. Noorem karu siis ütleb vanale karule, et tead, Alex, et ma sõin eile ühe imeliku eluku ära. Ma ei olnud sellist varem üldse näinud. Mis eluka sa siis ära sõid? Ja ma ei tea. Missugune ta siis nagu oli või? Ta oli selline, et eestpoolt kõhu alt nagu oli valge. Selg oli selline, selja pealt oli tumepruun. Nahk oli ülisoolane. Ja kõik käpad olid porised, mullased. Vana karu ütleb, et kas sa oled loll või? Sa tead, et sa sõid suvila omaniku ära praegu. Nii et kui te töötate suvilas või oma aias, siis vaadake ringi. Pange mingid kellukesed või tuulekätte kõlisema, et karu ei tuleks kaema. Hunt ei tuleks piiluma. Varesed nii piiluvad, kui sa herneid maha paned, nad võtavad kohe tunni aja pärast üles. Kõige paremat teile ja hääd kevade lõppu, suve algust. Küll kõik jõuab kunagi. Kui mitte varem, siis hiljem. Kohtume.